Need on need elulised küsimused, et kui palju konspekteerima peab või siis et kui palju saab tegelikult nagu vestlusesse süveneda. Tere tulemast minu poolt, mina Kristel Rillo, nagu Maarja ka ütles. Haridus-Teadusministeeriumis tegutsen igapäevaselt ja tõesti hea meel sellise suure huvi üle, et vaatamata sellisele viimastele ilusatele suvepäevadele. Üks on kindel, et see aroom, mis seal all meid tervitas, see jääb seda vooru nüüd igaveseks meenutama. Aga oleme sellest üle, sest mõtte ja kavatsused on siin ruumis juba siia sisenedes väga head ja õilsad olnud, nii et siit saab ainult nagu edasi minna. Aga jah, et mis on meie püüdlus? Et tõenäoliselt olete, kui paljud teist on tegelikult tänaseks juba lugenud selle määruse läbi? Andke käega märku. No ikka on mõned. Võib ju tegelikult lähtudagi sellest, et kas siit tuleb see huvi käivitub, küll aga siis võib juhtuda, et teatud küsimused jäävad täna küsimata, mis määrust lugedes hiljem tekivad, aga siis on head kolleegid Innovest abiks. See vaade nüüd on natukene, siin on see projektori koostöö on mõnevõrra teine. Aga jah, et kuidas tegelikult Eestis meil siin on erineva profiiliga osalejaid, on erasektori inimesi, vaatasin nimekirjast, on kutsekoolide, üldhariduskoolide, kolmandast sektorist, ka ülikoolist oli kirja pannud osalejad huvilisi. Et kuidas täna meil õppematerjalide ja õppevara soetamine koolidele toimub, on siis erineval viisil, eks ole, kutseõppeasutustel on see siis nende eelarves sees, tihtipeale teevad kutsekoolid õpetajad ise, kas siis kooli eelarvest või siis on täiendavaid toetusmeetmeid kättesaadavad või siis hoopis tööandjad teevad õppematerjale ja teevad need kättesaadavaks. Üldhariduskoolide puhul on meil õpikute, meile tuttavate formaadi puhul turg ennekõike erasektori poolt. Riik, ministeerium eraldab toetust koolidele 57 eurot õpilase kohta igal aastal, mis on umbes 8 miljonit eurot aastas. Et keskmine õpikukomplekt õpilase kohta maksab selline, jälle keskmiselt, siin on erinevad väiksemad klassid, kõrgemad klassid, kuskil 200 eurot, eks ju. Ja ennekõike siis ongi nii, et koolid valivad ise oma õppevahendid, oma õppematerjalid, õpetaja valib ise selle materjali, mis tema õpetamise viisiga ja tema õpilastega parimal viisil sobib. Ja nüüd siis viimastel aastatel oleme me püüdnud ellu kutsuda sellist mõnevõrra arenguhüpet infoühiskonna aega või ajastusse. Et siis vaadata natukene rohkem tänaste õpilaste huve, eelistusi, kuidas nendeni teadmiste õpetamisel, oskuste õpetamisel kõige paremini jõuda. Ja selleks oleme me ellu kutsunud siis digipöörde programmi, kust üks väga suur tegevus on uuendusliku ja kaasaegse õppevara arendamine ja kasutuselevõtu toetamine. Me oleme seni teinud seda erineval viisil. Ühelt poolt on kättesaadavaks tehtud kõigile põhikooli õpilastele, õpetajatele, muule kooli personalile, sellest aastast ka lapsevanematele digiõpikud. Kui paljud teist teab seda, et üldhariduskoolidele on digiõpikud tasuta kättesaadavad eelmisest aastast? Ja aitäh, käsi näeb. Et loodame, et järgmise aasta lõppedes juba on rohkem käsi püsti, et mis tegelikult ka tõesti laste koolikoti kergemaks teeb ja õppe interaktiivsemaks muudab. Siis keskhariduse puhul, kuna keskhariduses on ka turg ju väiksem, sest vähem õpilasi õpib keskharidust nii kutseõppeasutustes kui ka gümnaasiumites, siis keskhariduses me tellisime erinevad digitaalsed õppematerjalid, kõiki riiklikke, kohustuslikke ja valikkursuseid katvalt 4 valdkonnas. Siin on näha selles e-koolikotis ka, et on meil matemaatika, loodus, siis on veel kunst ja sotsiaalvaldkond, kus kohas on kõik riiklikud, kohustuslikud ja valikkursused õppematerjalidega kaetud ja need on koostatud siis nii-öelda Eesti raske kahurväe poolt Tallinna Ülikooli eestvedamisel, siis didaktikud ja ekspertõpetajad. Ja need on nüüd siis ka läbi kvaliteedikontrolli käinud ja koolidele kättesaadavaks tehtud.
Selle puhul on põhimõtteline lähenemine toimunud just sellises õppijakeskse viisi parema rakendamise toetamiseks, et tegemist ei ole avan kaane ja panen kaane kinni aasta lõpus, vaid see on just tükkide põhimõttel loodud. Et kui sobib õpilasega need tükid, siis on väga hästi, kui õpetajale ei sobi teatud tükid, tahab juurde tuua teisi asju, siis on see võimalik e-koolikoti liivakastis täiesti teha. Oleme loonud ka IT-õpikuid koos Tartu Ülikooliga, Tallinna Ülikooliga ja Tallinna Tehnikaülikooliga HITSA eest vedamisel. Siis on veel meil koolide poolne pingutus läbi Klass+ projektide, mis on siis koolide ühiskasutusse laborite sisseseadmine, seadmete ostmine ja siis nende asjade kasutusele võtuks vajaliku õppematerjali loomine, õpetaja koolitamine ja siis käigus hoidmise kulud. Ja veel on meil ka kutsekoolidele soetatud suur hulk simulaatoreid ja nende kasutusele võtuks vajalikud õppematerjalid siis loovad koolid jällegi ise. Nii et sellist sekkumist erineval viisil, kas siis koostöös erasektoriga selliselt, et me ostame teenust digiõpikute näol, kas siis nii-öelda hankijana, tellima need materjalid ise, kas koolid teevad ise ja teevad kõik e-koolikoti kaudu kättesaadavaks, mis on kindlasti kõigile koolidele kohustuslik, kes seda toetust sellest Klass+ programmis said. Ja nüüd on siis meil veel katmata just see, mida me täna koos teiega tahaksime teha. On see, et luua asju meie koolidele, luua materjale, luua erinevaid rakendusi meie koolidele, mida me isegi ei oska tellida mitte. Ehk siis tegelikult nagu loota just teie algatusvõimele, tähelepanekuvõimele, et mis on puudu, mis on võimalik. Ja nüüd siis seda koos teha koolide jaoks. Et siin ei ole enam neid kriteeriume, et peab olema terve klassi, terve õppeaine või terve kursust kattev lahendus, kuigi ju võib. Aga et just, et kui on mingi äge mõte ja vajalik teema, mida on vaja adresseerida, et siis selle avatud taotlusvooruga me teie panust ka ootame. Mis on selles taotlusvoorus kindlasti erandlik, on just see, et taotleda võivad nii eraturu tegijad kui koolid, kui ülikoolid, et kellel see hea idee on. Kui nüüd veel korraks minna, vale paber, see on siin, et kui nüüd korraks veel mis see peamine mure või mõte on, et kui te oma ideid kavatsete ellu viima hakata, siis ma soovitan tutvuda kogu selle materjalipangaga, mis on e-koolikotis. Võib olla muidugi, et teil on endal parim selline õppesisuline teadmus. Ja siis ei olegi vaja võib-olla ideid otsida. Teisalt, kui teil on just selline tehnoloogiline uuenduslikkuse kompetents majas olemas, siis just sisu mõistes võib saada just e-koolikotist juba mõtteid, mida panna tehnoloogiliselt uuenduslikku vormi. On see siis tehisintellekt mingil määral teenima õpilase võimete kujundamist või edasiarendamist või siis mingi muu uuenduslik vorm. Aga jah, et mõte on selles, et teeme nutikaid asju, teeme õpilaste jaoks õppimise põnevamaks, sihtsuunitlus kindlasti õppekavad, aga ei pea kindlasti minema seda teed, et meie lahendused on ennekõike loodud õpetajale, vaid võib täitsa minna otse õpilaseni. Sest õpilane õpib ise nende materjalide toel väga hästi, kui see neid piisavalt köidab. Aga siit lõpetan 15 minutit varem, näed, siis säästame ennast sellest aruumist võib-olla 15 minutit varem. Aga kui on ka küsimusi määruse või muul teemal, siis minu kontaktid on kindlasti kättesaadavad ja rõõmuga vastan ja mõtlen kaasa. Kui ka mingil hetkel tekib mõtteid, et väga palju on juba tõesti tehtud, et kas see asi on ka tehtud või et mul on tegelikult sellest plaanis see tükk puudu, siis andke märku ja mõtleme ja räägime kaasa. Sellepärast, et tõesti väga palju on olemas. Tihtipeale me kommunikatsioonis liiga hästi ei tegutse, et kõik info ei jõua kõigini. Aga jõudud nii tänaseks päevaks, kui loodetavasti projektide esitamiseks oktoobris.
Aitäh! Kas kellelgi on kohe küsimusi? Ja annan siia edasi. Mul on küsimus selle sõnaga tasuta seoses. Et mis tingimused seal sellega tasutaga seoses on? No see on, eks ole, kõigepealt põhimõte on see, et asju toetatakse praegu avaliku rahaga. See tähendab seda, et ta peaks olema meie koolidele nüüd siis vähemalt 1 aasta tasuta kasutada. See, mis osa näiteks te vaadake hindamiskriteeriume, kindlasti nüüd seda katab ka Maarja edasises esitluses, aga hindamiskriteeriumid annavad päris hästi nagu ülevaate, et mis rõhuasetused on. Et on parimad praktikad, mis eks ole näitavad seda, et tehakse rakendus terviklikult toimiv rakendus Eesti koolidele, mis jääbki tasuta Eesti koolidele. Aga see on piisav vundament, et ettevõtte näiteks saab nüüd ülejäänud viled ja kellad teha edasi. Ja seda siis nii-öelda nagu ärindada, mudeldada. Et võtame siin üks näide on näiteks lingvist, eks ole. Et mingil hetkel sai teadusarendusest toetuse, tegid prototüübi Eesti koolidele, on see mingis osas nagu või kõigile meile, on see tasuta, aga et mingid funktsionaalsused siis lähevad nagu tasuliseks. Et tegelikult nagu mõtleme Eesti koolide peale ja see on kindlasti meie tellimuse sisu. Küll me tunneme rõõmu selle üle, kui nüüd siis seda välja töötatud lahendust taotlejad kuidagi moodi leiavad ka Eesti majandust toetavalt edasi toimetada, kas see on siis ekspordina kuskile välisriikidesse, teistes keeltes. Et fakt on see, et siis kohe esimesest päevast ei tohi raha küsima hakata selle rakenduse eest, mis saab toetusest välja töötada, aga Maarja kindlasti katab seda pärast ka. Aitäh! Mul oleks ka mõned küsimused, et enda kooli poolt, et mida küsitakse läbi minu, et partnerite ja koostööpartnerite kaasamine ja lubatud, kas see siis tähendab, et ka erinevad kutsekoolid ei tohi teha omavahel koostööd? Selle vastuse annan mina projekti mõistes need partnerid. Selles mõttes ei ole lubatud, et teil ei ole vaja neid projekti kirjutada. Küll aga ei ole mingit takistust teha teil koostööd sellisel viisil selliste osapooltega, nagu te soovite. Aga just selle toetuse andmise mõistes, raamistiku mõistes, kuna tegemist on rahastuse osas natuke lihtsama skeemiga, ei ole mõistlik neid partnereid sinna sisse kirjutada, sest see toob kõigile osapooltele kaasa selliseid teatud piiranguid ja kohustusi. Veel küsimusi? Üks küsimus veel, et taotleja võib ühes voorus esitada kuni 2 taotlust. Millises mahus võivad olla taotlused? Kas üheks taotluseks loetakse siis ühe õppekava põhiõpingu kui niisugune tervik või siis üks moodul? See, kuidas te oma projekti üles ehitate, on teie valik. Piirang on toetuse summa. Et te ei saa taotleda toetust ühe projektiga rohkem kui 30 000 eurot. Ja ta peaks olema ka siis ikkagi iseseisvalt kasutatav see üks projekti osa. Et kui te esitate ühes voorus mitu taotlust, siis peab mõtlema sellele, et näiteks kui üks projekt osutub edukaks, aga teine mitte, et see edukas projekt on ikkagi iseseisvalt kasutatav, et projekt on meil ikkagi ju ajas algav ja lõppev kindlate tegevuste kogum. Ta peab olema selgete piiridega, ehk et te võite esitada mitu taotlust, kui need on täiesti selgelt piiritletud tegevused, eristatavad, ka kulude mõttes eristatavad, sisu mõttes eristatavad. Siis on see võimalik. Aga just eelkõige on piiranguks see toetuse maht ja tõesti see tegevuste sisu. Kuidas te nad üles ehitate, et näiteks teete ühe teemamooduli ühe projektina, teise teemamooduli teise projektina, see on teie valik. Kui ei tule ette see toetuse piirsumma, siis on mõistlik see koondada ühte projekti. Aga juhul, kui on vajalik taotleda suuremat mahtu toetust, siis jah, võib esitada 2 taotlust. Ja teil oli ka küsimus. Enn Tammaru, esindan tööandjad Eesti Ehitusettevõtete Liitu, aga samas ka seotud ülikooliga. Et minu küsimus on selline, kui nüüd on läbi mitmete õppekavade kavatsus teha rida neid niisugisi mooduleid
ja samas nad peavad toetuma kõik ühele digitaalsele nagu põhjale. Kas on võimalik nii, et erinevate moodulitest tellitakse koos nii-öelda see koondpõhi? Ehk siis tõenäoliselt ei ole meil võimalus haarata kõikidest koolidest võimekaid IT-inimesi, me peaksime tellima sellele moodule ühe niisuguse põhja, mille peale kõik siis meie erialad, nii nagu seal OSKA analüüs on öeldud, müürse betoneerija, siis ütleme puitkonstruktsioonide ehitaja, katuse ehitaja ja ka keskkonnatehnika insener lähevad selle mooduli sisse oma ühtsele põhjale. Siin tulid need ideed just ülikoolidelt, mitte kutsekoolidelt. Mõistan hästi, et siin see hästi konkreetne vastus oleks, et üks projekt peaks hõlmama siis nii-öelda selle tehnilise platvormi ja siis ühe sisu. Et ainult tehniline platvorm ja siis sisuprojekt näiteks teises projektis, see ei mängi. Platvormi 30 000 valmis ka. No siis selline hästi jälle konkreetne vastus oleks see, et otsige vahendeid mujalt juurde. Aga see, et ühest, see küsimus oli meil ka ühel varasemal infopäeval, et kui ma tahaksin nagu selle tehnilise mooduli teha siis ühest projektist ja siis teisest teen sisu peale, et siis esiteks see sisu eraldiseisvalt ei mängi, nii nagu just Maarja vastas. Ja teisalt see tehniline platvorm ilma selle sisuta on tühisuse harjutus, et ta ei mängi seda projekti tulemust välja. Meie küsimuse sisu on see, et me saame teha väga väikese mudeli, mida hiljem võib-olla on raske teha nii suureks, et ta kataks kõikide huve. Me teeme lihtsalt väikese mudeli, mis rahuldab ühte, aga hiljem, kui taha teha koondmudeli, siis ei ole võimalik seda kokku panna. Või teine küsimus sinna juurde, kuidas kõik need grupid saavad teha ühistegevust, et te seda aksepteerite, et tehaksegi ühistegevust? Ei, ühistegevusena pole probleemi, et kui te tegelikult esitate ühes projektis, et ma saan aru, et hetkel on nagu just mure selles, et kui me teeme tehnilise platvormi, siis selleks 30 000 võib piisata, aga seda sisu sinna peale, selle projekti peale enam ei mahu, eks ole. Meid on näiteks 10, kes 300 000. Siis ma ütleks lihtsalt, 300 000, et paraku praegu laual ei ole, eks ole. Et on 1 miljon ja päris suurele hulgale headele projektile, ma loodan. Aga siin soovitus, kuidas läheneda, on see, et kui see 30 000 suudab teenida sellise hea tehnilise platvormi ja sisu tervikliku tüki, mitte siis nagu kõiki osi katvalt, vaid vähemalt ühe tervikliku sisutüki, siis pange see ühte projekti ja teised siis... Kas võib ehitada küsimus mitte teile, aga selle noormehele, kes ta on ülekannet teeb, ta on õpilane. Kas 30 tonni eest te teete? Ma arvan, et te saate diskuteerida sel teemal seal lõuna ajal. Küsimus oli siin meie ülekande tegijale, et ma saan probleemist aru ja küsimus oli ka see, et kas võib mitmes projektis siis sisuliselt planeerida sarnast tegevust, mis üksteist täiendavad. Ma ei näe selles probleemi, aga just nimelt nagu nende tehniliste lahenduste juures eelkõige mõelge, mis on olemas, et kindlasti teha täiendavaid veebilehti või midagi sellist ei peaks olema omaette eesmärk. Meil ongi ju kohustuseks tehtud, et see peab olema e-koolikotis kättesaadav. See võib olla ka e-koolikoti baasil ju valmistatud, ja samamoodi mul on ettekandes ka ühe keskkonna tutvustus H5P, et tegelikult neid tehnilisi vahendeid, mida materjalide koostamiseks teha, on ju olemas, et selles mõttes mõelge just oma sisule, milliseid tehnilisi nõudeid see sisu esitab, kui selle jaoks on vaja mingit iseseisvat tehnilist lahendust selleks, et see asi töötaks. Siis loomulikult teil on see võimalus, aga jah, ühe projekti piirang 30 000 toetust tuleb ette. Teil on võimalus selle projekti raames panustada ise ka oma finantseeringut. Oodake üks hetk. Kas tark on juba taotluse esitamise hetkel deklareerida ka seda kontserni, kes teeb ühistegevust
ja näidata seal ka, et erinevad projektitasud panevad selle põhja loomiseks mingisuguse osa sellest. Selle kavatsuse võiks ikka projektis välja tuua, et te esitate taotluse ja sarnast tegevust teevad ka nemad, mis üksteist nii-öelda täiendavad. Et selle saab sisus välja tuua ja hindamisel me ju ei tea, mis on tegelikult pilt, mis tuleb sellest projektide kogumist, mis esitatakse. Et võib-olla ongi tõesti kõik need niivõrd heal sisulisel ja tehnilisel tasemel planeeritud, et kõik need saavad toetust. Aga just nimelt projektide planeerimisel on oluline see, et iga taotlus on oma iseseisev tükk, mida on võimalik siis ellu viia ilma teisteta. Aitäh küsimuste eest!